mida sinu arvates peaks üks selline, ütleme siis 3 korra nädalas treeniv jooksja, milliseid radu peaks kasutama? Oleks ikkagi väga oluline, et leida see aeg ja minna sinna, kus on pinnas pehmem ja vahelduv ja ka õhk on puhas. Aga loomulikult, kui aeg on väga kiire, ei ole võimalik iga kord sinna parki või metsa minna, siis võib joosta ka asfalttee peal ja tänasel päeval on jooksujalanud väga head ja see asfalt küll mingit probleemi ei tohiks tekitada selle tõttu, et ta võiks jalale midagi halba teha. Kui on korralik jooksutehnika, et jalg maandub korrektselt asfaldi peale või pinnase peale, siis küll ei tohiks olla mingit vahet, kas me jookseme pehmel maastikul või asfaldi peal. Kõige parem olekski vaheldumisi, mitte kogu aeg pehmel, vaid ka vahelduvalt asfaldi peal ja vahelduvalt pehmel pinnasel. Mida võiks teha, et ära hoida niisugune häda, et nüüd näiteks jooksin ebaühtlasel pinnasel ja sain vigastada? Ühest vastust on väga raske anda, aga ma arvan, et iga inimesel kujuneb välja see lemmikjooksupaigad ja see maastik, et loomulikult asfaldi peal on tunduvalt lihtsam joosta ja see tõuge on oluliselt teravam, aga samas jälle väga pehmel pinnasel peavad pöialihased ja säärelihased oluliselt rohkem töötama ja nad võivad seetõttu valusaks jääda. Seetõttu mina soovitangi vaheldumisi nii pehmel pinnasel kui ka kõva pinnase peal joosta, et kogu lihasstruktuur harjuks sellega ära. Ühelt poolt üldine organism kohaneb selle treeninguga, aga teiselt poolt ka lihased kohanevad selle treeninguga, nad taluvad seda jooksmist, kas siis pehmel või siis tugeval pinnasel. Meie oleme igal juhul oma treening ettevalmistusel kasutanud 3 erinevat tüüpi jalatsit. Valiku võimalus on päris suur, et mis sa, Harri, arvad, kas oleks hea kasutada neid erinevaid variante või piisab tavajooksjale ühest jalanõust? Ma arvan kindlasti, et võiks olla mitmed jalanõud juba seetõttu, et jalanõud tahavad ka puhata peale treeningut ja õhku saada ja kui need treeningud lähevad juba intensiivsemaks, siis ka see jalats väsib ära ja loomulikult tuleb ka seda arvestada täpselt, et nagu sa ütlesid, et mis pinnasel põhiliselt treenime. Et loomulikult maastiku jalats tald on selline, et ta haardub paremini maastikuga, ta ei ole libe ja tald on suhteliselt paks. Samamoodi on ka asfaldi peal jooksmise sussi tald on paksem ja need amortisatsiooni omadused oluliselt paremad, aga loomulikult need võistlusjalanõud, millega joostakse maantee peal, on suhteliselt õhukese tallaga ja kui me räägime nüüd jooksusussi heast, kui kaua üks jooksususs on meil selline, et temaga on võimalik normaalselt joosta, siis sa võid ise oma kogemust öelda ka, et üle 700-800 kilomeetriga üks suss vastu ei pea, siis temal juba need head omadused, mis nagu jalga hoiaksid, vähenevad ja selle sussiga ei ole enam otstarbekas joosta. Kuigi esimese pilgul viskad peale, vaatad, tald väga palju kulunud ei olegi, aga põhimõtteliselt jah, et seal 700-800 kilomeetrit on ühe sussi iga.